Ameerika Ühendriikide mereblokaad Iraani vastu on seni läbinud oma kõige raskema katsumuse. Kolmapäeval, 15. aprillil 2026 valitseb merel maksimaalne pingeseisund, nafta puhul kasvav risk ja Ameerika autoriteedile otsene proovikivi maailma kõige tundlikumal energiateel. Kriisi keskmes on Iraani ja Hiinaga seotud naftatankerid, katse Iraani majandust veelgi survestada ning samal ajal haruldaste kõneluste algus Iisraeli ja Liibanoni vahel. Tegelikult juhtus järgmist. Washington teatas, et ükski laev ei tohi Iraani sadamatesse siseneda ega sealt väljuda ilma loata. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et esimese 24 tunni jooksul ei läbinud ükski laev blokaadi ning 6 kaubalaeva pöördus tagasi Iraani sadamatesse. Samal ajal kaasati operatsiooni üle 10 000 sõjaväelase, üle tosina sõjalaeva ja 10 lennukeid. Pinged kasvasid, sest pärast seda ilmusid teated Iraani ja Hiinaga seotud laevadest, mis proovisid seda blokaadi läbida. Nende hulgas oli Hiina kontrolli all olev ja juba sanktsioonide all olev naftatanker Rich Terry. Samuti 2 naftalaeva, mis peeti kinni pärast Chabahari sadamast lahkumist. Ehk siis blokaad püsib endiselt. See sattus oma esimesse tõelisse proovilepanekusse. Ja juba see iseenesest on poliitiline ja sõjaline šokk. Selle vaidluse keskmes on ühel pool Donald Trump ja Ameerika Ühendriikide sõjamasin. Teisel pool Iraani režiim, mis püüab säilitada mingitki manööverdamisruumi ja keskel Hiina, mis sõltub tugevalt Pärsia lahe energiavoogudest. Blokaad tuli pärast seda, kui ameeriklaste ja iraanlaste nädalavahetusel peetud kõnelused ebaõnnestusid. Nüüd ütles Trump taas, et need võivad toimuda Islamabadis, Pakistanis juba sel nädalal. See jääb endiselt karmiks. Ameerika Ühendriigid tahavad, et Iraani tuumaprogramm külmutataks pikaks ajaks ning rikastatud materjal viidaks Iraani territooriumilt välja. Iraan soovib palju lühemat tähtaega ja sanktsioonide leevendamist. Kuidas? Majandusliku, mereväe ja diplomaatilise survega samaaegselt. Miks? Sest Washington tahab sundida Teherani järele andma, ilma et see viiks sõjani. Režiimi kiire taastumine sõjalisel ja tuumaalal. Hiina reageeris, sest mõistab, et see lämmatamine ohustab tema otseseid huve. Ameerika valitsus süüdistas Pekingi valitsust nafta varumises, selle asemel, et aidata leevendada nappust. Hiina pool vastas, öeldes, et probleemi juur peitub sõjas ning nõudis sõjaliste operatsioonide lõpetamist. See vastasseis aitab selgitada, miks sanktsioonidega seotud ettevõtetele kuuluvad naftatankerid on muutunud kriisi keskseks osaks. See vastasseis selgitab kriisi. Küsimus on selles, kes juhib marsruuti, kes suudab vastasele kulusid peale suruda ja kes suudab tagada minimaalse energiavoo, et mitte jätta teisi riike hätta. Samal ajal avanes Washingtonis veel üks plahvatusohtlik rinne. Iisrael ja Liibanon pidasid esimesed otsesed kõnelused aastakümnete jooksul. Vahendajaks oli sekretär Marco Rubio. Iisrael alustas neid läbirääkimisi, nõudes Hezbollah relvitustamist, ega olnud nõus esmajärjekorras relvarahu arutama. Liibanoni pool nõudis relvarahu, ümberasustatud isikute tagasipöördumist ja humanitaarabi. Hezbollah reageeris raevukalt ja nimetas selle kanali avamist rahvuslikuks patuks, tehes selgeks, et peab seda lähenemist otseseks ohuks oma võimule Liibanonis. See vastab küsimusele, miks see vestlus toimub just praegu, nii Iisraeli kui ka Ameerika Ühendriikide jaoks. Eesmärk on isoleerida Hezbollah, mürgestada Iisraeli mõju, na fronteira norte israelense e takistada Iraanil kasutada Liibanoni sõja püsiva laiendusena. Lõplik pilt on karm ja väga selge. Iraan püüab aega võita. Ameerika Ühendriigid püüavad survestada merelt. Hiina püüab vältida, et nende energiajulgeolek purustatakse. Iisrael püüab muuta oma sõjalise eelise poliitiliseks ümberkorralduseks Liibanonis ja Hezbollah püüab saboteerida kõiki läbirääkimisi, mis vähendaksid nende kontrolli. Kui küsitakse, mida see kriis tähendab, siis on vastus otsekohene. See tähendab, et Hormuzi väin on praegu kõige ohtlikum survepunkt. Ameerika Ühendriikide blokaadile on juba vastu astutud ning sõda ei seisne enam ainult rünnakute vahetamises, vaid on muutunud ka võitluseks marsruutide, nafta, diplomaatia ja piirkondliku ellujäämise nimel. Selle kriisi lõppedes jääb meelde pilt marsruudist, mis on maksimaalse pingega.
Ühel pool on võimas Ameerika Ühendriikide merevägi, kes püüab kogu jõudu rakendada ja riiki kaitsta. Teisel pool on Hiina, kes liigub edasi energiakaubandusega seotud laevadega, püüdes selgelt testida, kui kaugele see blokaad tegelikult ulatub. See on sõnum. Peking annab märku, et ei kavatse passiivselt aksepteerida maailma peamise naftatee lämmatamist, samal ajal kui Washington püüab tõestada, et tal on endiselt kontroll planeedi kõige tundlikuma mere üle. Kui see katse jätkub, ei ole blokaad enam ainult jõudemonstratsioon, vaid muutub avalikuks vastasseisuks autoriteedi, kaalutluse ja üleilmse riski üle.